Hei, ma hakkan kohe linna liikuma, sest pidin H&M-i ja Polhemi showroomidest läbi käima. Nii et jah, ma hakkan nüüd kohe varsti liikuma. Tegelikult ei teagi üldse, mis kell mul buss läheb, aga peakski seda tegelikult valmis vaatama. Ma nüüd lõpetasin H&M-i showroomis. Tulin ükste kotikestega sealt ära, nii et vist hetke ootan, kuni veel ilmad natukene mõnusamaks lähevad. Ja siis tuleb selliseid kevadsuviseid outfiti postitusi, paar tükki. Ja nüüd ma siis olen teel Polhemi showroomi. Nii et jah, selline showroomide külastamise päev on täna. Ja guess what, ma olen päeva 3. showroomis. Seekord Lindexis. Siin ma jõudsin kaamera välja ka võtta. Et just jutustasime Annaga niisama ja nüüd Joel tuleb meile varsti jälle, sest ta just lõpetas ühe kliendiga. Ja sõime enne paksukeste lemmiksööki siin. Mõlemal oli kõht lihtsalt nii tühi. Nii et nüüd jah, natukene uudistan siin ringi. Ma ei ole siin ammu jõudnud, et ma vaatan, mis kaunis kraam siin Stangendle ripub ja siis on aeg ka minna. Meile saadeti täna Noa Relaxation joogid ja mõtlesime, et proovime esimese neist ära. See on Wild Apple and Gooseberry ehk siis õun ja metsik õun ja likker. Ja lõhniga see oli päris huvitav sellel ja nad on gaseerimata joogid mingi naturaalsete jürtidega. Gaseerimata või? Still peaks olema. Päris hea. Et need on rohelise tee ja sidronmelissi ekstraktiga. Ja kus sa paned endale? 2 sobib ka tegelikult, kui sa rohkem tahtsid panna. On hästi nagu hapuks läinud. Mahl. Cheers! Siuke õunamahla, kasemahla või? Kasemahla on ühes teises. Siuke veits ikka õuna on tunda küll nagu ja isegi seda tikrit ka nagu. See on nagu kergelt hapu see järelmaitse on kollaneele. See on siuke hapukas ja natukene. Aga hea on jah, tege jah. Hei, täna on lõpuks omadega seal ma olen, et mul on mahti korraks, ma ei tea, kaamera välja võtta ja väike klippfilmida, muidugi ma olen, kaamera on sellise madala nurga pealt. Et ta on natukene madalal võib-olla. Aga täna on siis naistepäev. Head naistepäeva kõigile teile tagantjärele siis. Ja täna on selline tore päev, kus mina ja 3 Bloggers Marketi tüdrukut veel, Kristjana, Brita ja Mari-Liis, lähme TV3 ühe naistepäeva ürituse puhul siis sinna jutustama. Et see ilmselt, ma tahaks arvata, et mingit otsest meediakajastust ei saa, et see on neil lihtsalt selline klientide ja partnerite üritus naistepäeva puhul ja meie siis oleme lihtsalt ühed, kes esinevad seal. Nii et oleme siin paar õhtut nüüd oma no mitte ettekannet, aga noh, okei, ettekannet kokku pannud ja arutlenud, et kes mida räägib ja täna hommikul andsime asjale veel viimase liifi, nii et nüüd ongi, ma ei ole seda kella veel käima pannud. Kell on 12:30, nii et kuskil 1,5 tunni pärast hiljemalt peame liikuma hakkama. Tahaks enne väiksed outfiti pildid ka ära teha. Nii et siis on jälle lootust, et midagi põnevamat blogisse tuleb. Vot, kas oli midagi veel? Keeran oma kella üles praegu. Sest see on see üles keeratav kell ja tal on see mehaanika selline, et kui ma näiteks terve päeva seda kannan, siis ta
siin taga on üks siuke mingi asi, mis tiksub kaasa, et kui seda siis päeva jooksul piisavalt palju loksutada, et siis ta ei jää seisma ega ei jää taha ega midagi. Aga kuna mul oli eile teine käekelg ka veel ja see seisis nukralt, siis ma tavaliselt pean seda iga kord üles keenama, aga mind ei häiri see, sest vähemalt mul ei saa kunagi sellel patareid tühjaks. Aga peace out praegu. Nüüd ma olen siin Britaga ja me oleme praegu Butterfly Lounge'is, kus siis hakkab toimuma see TV3 naistepäeva üritus, millest ma teile enne rääkisin. Siin juba naised kogunevad ja suur kädistamine käib ja meeleolu on siuke hakkab nagu ülevaks muutuma. Ja me ise just arutasime ka siin oma väikese ettekande / esinemise läbi. Ja nüüd ootame, et Mari-Liis ja Kristjana ka jõuaksid ja väike värin tuleb sisse juba. Kõige on äraks, ma näen seda valgusega välja nagu mingisugune vamp, vaata see huul tundub nii tume see valgus tegelikult. Mul on täiega neoon, ta nii kärts nagu ei olla. Soovige edu meile! Võidab vihku! See huul jääb nii neoon. Jõhker ja ma pean seda nagu... Ta nagu ei ole päriselt. Vasta.ee kodulehel kiirusta automaatkäiguvasti autosid Mis toims? Tööle minek. Ja ma lähen trenni Solarise uudiskirja jaoks. Lähen MyFitnessi trenni. Mina juba käisin trenni. Ja Joel ärkab iga hommikul 4 korda nädalas. Iga hommikul 4 korda nädalas. 4 korda nädalas kell 6. Et trenni minna. Ja et jah, me siin tiksume vaikselt linna poole. Mulle ei antud luba panna kaamerad siia keskele, kus me oleme tavaliselt pannud, nii et on siuke hea küljevaade. Ralli! Logises ja loksus täiega siin praegu. Ja seda mul vaikselt käsi niimoodi ära. Et soojeme trenni. Mõtlesin, et teeme ühe hommikuse klipi ka, et ei ole see, et ma alati õhtutasin selle. Homme saab ka teha. Jaa, homme Joelile on töölt vaba päev. Siis meil on terve pikk autosõit ees. Kas Tarmo tuleb meiega või? Ma ei kujuta ette, kas lumelaud meie autosse ei mahu ilmselt. Siis tuleb loota, et Ken ja nemad tulevad homme või laupäev tagasi, ma lumelaua rendin 1 päevaks. Okei. Linnast nagu või? Jaa. No linnast oli lumelaua rent 1 päevaks. Lumelaud saapad oli vist 18 €. Kutsemäel oli lumelaud oli mingi 15 €, lumelaua saapad olid vist mingi... Ei, vist lumelaud oli 19 € päev. Lumelaua saapad olid 10 € päev. Ma ei saa aru, kuidas see loogika on, et miks nad eraldi on. Miks ma pean eraldi rentima lumelaua ja lumelaua saapad. Tahaks nagu eeldada, et nad on ikkagi komplekt. Jah. Nii et... Siis on nüüd... Ja vist mingi suusad.ee või millest. Ja no kiiver ja prillid olid vist enam-vähem sama hinnaga. Aga nagu... No jah, samas loogiline ka, et kutsekas tahab rohkem teenida nendelt, kes koha peale lihtsalt tulevad. No jaa. Aga ma ei tea. Ikkagi naljakas, et rentida lumelaud ja saapad eraldi. Ma ei tea. Nagu sama aja, kui võtad kuskilt rendiauto ja ma ei tea, kummid on eraldi. Veits jah. Veits küll seda moodi. Vot. Vot või? Ma ütlesin siis vot, mulle kohe mingi mida?
olen nüüd trennis käidud, täiega hea on olla ja nüüd ma olen sellises kohas nagu Lemongrass House, mis on Solarises üks, no ütleme niimoodi, et mõned kuud olnud pood ja nüüd armas Mari räägib natukene lähemalt sellest. Ja et Lemongrass ongi siis Tais käsitööna valminud tooduskosmeetika. Meil on valikus šampoone, dušikeele, kehakreeme, kehakooriaid, eeterlikku õlist hästi palju. Et kindlasti igaüks leiab siis oma lõhnaeelistusele midagi sobivat, et on värskeid magusamaid lõhni, eksootilisi huvitavaid, et kindlasti tasub tulla. Ja, sest et minul võitis küll ikka silme ees kirjuks, sest siin on aussõna nagu kõike. No ikka tõesti kõike, mis nagu vähegi vaja võiks minna ja näitan teile, kuidas siin nagu sees on, et see on kõik hästi värviline ja siin sisse astudes oli kohe selline hästi mõnus, täpselt selline looduskosmeetikapoe lõhn. Ja no siin on tõesti ikka see erinevate lõhnade valik, no vaadake ise, see on hull, see on ikka, no tõesti, täpselt nagu Mari ütles, et igaüks leiab siit endale midagi. Nii et kes Solarisse satub, siis esimesel korrusel on ta siin olemas, tulge läbi. Teed saab ka. Ja teed saab ka, mina just, minul on oma väike topsikene siin, proovin, on sidrunheina ja ingveritee, väga hea on. Piserdasin just voodilinadele seda Lemongrass House'i lavendli toalõhnastajat ja seda tohib siis ka, nagu siin sildi peal on, voodilinadele ka lasta. Nii et seda ma nüüd tegingi ja ma kujutan ette, et täna öösel tuleb eriti hea uni. Tere hommikust! Aeg on tõusta ja särada. Tegelikult selle säramisega on vist natuke raskem, et nagu üles ärkab isegi kergelt. Või noh, oleneb päevast, mitte iga kord. Aga täna sai ju aega kiiresti üles. Ta käib tavaliselt kell 6 hommikul trennis või no mitte kell 6, ta ärkab kell 6. Klubi tehakse poolest lahti. Ta läheb täpselt pooleks sinna. Ma olen ka täna trenni, aga ma veel nii vara ei lähe, sest ma lähen rühmatrenni. Minu oma on alles mingi 5 tunni pärast. Aga me peame hommikul vara linnas olema, nii et siis me käime selle ära, siis on minu kord trenni minna. Aga lihased on kõik täiega kanged. Seda me tegime eile trennis nagu seljalihast harjutusi. Ja tuli just mõni toast, et ma nagu koha peal ei saanud üldse aru, et üldse nagu midagi teinud oleks. Kuuled või? Jah. Aga praegu mul on terve selg nii kange. See on täiega mõnus. Oi! Pesema minema. Mis siis see? Mind häiritud, et ma pean suhtlema nii vara. Siit lõbu. Pesema sain ära käidud ja nüüd ma määrisin ennast siin magneesiumõliga kokku ja võtsin endale hommikusöök ja nüüd ma passin. Kell on nüüd mingi 6:53 ja ma ei ole harjunud nii vara üleval olla. Ma ei oska mitte midagi tehagi kohe, aga mul annaks palju teha jällegi. Süüa ja natuke passida ja natuke sättida ja siis me juba liigume linna. Ma olen jälle stardivalmis. Ma jõudsin mingi, ma ei tea, 3 tundi tagasi trennist, aga mul on pikk maa sinna trenni jalutada ja tagasi. Nii et see annab ise ka ühe paraja trenni kokku, nii et see on nagu 2 trenni korraga. Ja nüüd on aeg linna minna. Ja ma olen nii väsinud ja ma hea meelega skipiks, aga kuna ma pean HM-ist kohvri võtma, sest mul on seda homme hommikul vaja, siis ma ei saa mitte mingil juhul skipida, nii et Ülihaavad, et ei jää mingit pudelit. Jah, aga selles mõttes kirjakott on ka vaata, et
eks nad toimetavad, samamoodi toote arendamise. Et vaata, nüüd meil oli see, et pidime ise need nurgad maha lõikama ja siis kõrva sisse panema. See ongi see, et ma ei kujuta üldse ette, kui palju te siit iga selle veesolina kuulete, aga tänane mega pikk ja pidevat jooksmist ja liikumist täis päev on lõpuks läbi. Ja saab kohe 10. Ma olen nüüd lõpuks ometi normaalselt kodus, nii et ma ei pea 3 tunni pärast või 10 minuti pärast või poole tunni pärast jälle lahkuma. Ja ma panin endale vannivee jooksma ja mul ootab siin üks Lushi vannipomm. See lõhnab üli hästi. Pärast kõik sellega koos. Viskan kaamera jälgi. Kõik jäi sinna põhja. Lahe! Tuleb tavaline muna välja, siis selle võib ära visata. Lihtsalt tuleb tibu. Nagu julk. Suuni värv võib olla. Aga vaata, kus vesi sädeleb, ma ei tea, on seda näha või? No natuke võiks on. Klassikaline töölaud pärast seda, kui töö on lõpetatud. Samal ajal, kui linna teeb linnas tööd, tulin mäe peale sõpradega. Tegelikult ei tea, kas mind kuulda ka on, sest mul on kiiver peas, mis ei kuule mitte midagi. Et võib-olla vaata, kui tihti see kolorit tasub mängima selle taustaga. Tükk tekib meil see värvi. Proovime midagi sellist, et nende kätega rohkem lased lõdvaks vaatab kämmi otsas. Mulle meeldivad üks nägu ei ole. Lubasin Liinale ka siis, et ma natuke filmin, kuna talvist on igavam päev, ta teeb tööd. Mina harjutan lumelauasõitu 2 korda sel aastal, elu jooksul vist 5. korda sõidan. Aga ei oskagi midagi rääkida. On veskine. So far so good. Ainult polegi kordagi kukkunud. 1 korra panin käe maha. Seal on Ken, seal on Tarmo. Ei oska midagi rääkida kahjuks. Liina on see jutukas, ma olen the pretty one. Oh, väga hea. Suurepärane.
hästi, Tarmo, hästi. poisid käisid Kiviõlis lauatamas ja ma just panin isepruunistavat peale. Kasutasin esimest korda Beauty Blenderi kehakäsna ehk siis Body Blenderit ja mega mõnus oli sellega nagu peale panna, et tavaliselt ma olen kätega pannud, sest mul mingit seda kinnast või asja nagu ei ole. Ma ei ole nagu megalt puudust tundnud, aga nüüd, kus ma nagu selle käsnaga panin, siis oli ikka nagu täiega mõnus, et kui sain nagu pihta, kuidas see kõige paremini töötab selle vahuga, siis palju ühtlasem tulemus on ja vähem plõkerdamist ka. Aga nüüd kell on 11:30 ja olin on täna CS-i õhtutel juba, sõbrad seal küsisid, et ma arvan, et kas ta teeb kaua. Ja mina igatahes tulin juba üles ära ja ilmselt vaatan mõne YouTube'i video ja siis on tuttu. Loodan, et homme on ka sama ilus nagu täna oli, meil oleks vaja auto ära pesta, sest et ma ei tea, kas teil on ka niimoodi, et kui on nagu ilus ilm, siis on siuke nagu häbi musta autoga sõita, või mitte nagu häbi, aga ühesõnaga nagu imelik tunne on nagu musta autoga sõita, kui ta nagu täiega räpane on. Igatahes meie oma on praegu täielik essukott, nii et vajaks hädasti ühte pesu. Uus pühapäev on käes ja meie pannkoogimeister on siin. Pühapäeva pannkoogid. Mis teil ka iga pühapäev pannkooke saab? Meil on küll viimasel ajal küll ikka vist iga pühapäev olnud. Ja sõltub täiesti, kas on, vahel on banaanipankoogid, vahel on need pisikesed paksud pannkoogid. Täna meil on õhemad pannkoogid. Ja tavaliselt meil on Joel see pannkoogimeister. Aknalaua aiake kasvab väga jõudsalt. Siit tuleb vaikselt igasugu asju välja ja natukene siit ka. Mis sa teed? Teen süüa. Pinterestist leidsin mingi retsepti ja mõtlesin, et prooviks, et kana, brokkoli, ahjuvarm riisiga ja mingi, ma ei tea, mingi kastmega, mis iganes, mingi something veel. Ma panen siia juustu peale ja siis läheb hetkeks ahju. Share'isin just need brokkolid ära ja... Mina. Ai, jah, sorry, sina. Mina pesin ja tükeldasin sulle. Juba natukene riivleivaga. Siis on kõbe. Nom-nom. Oh yeah. Ongi pühapäeva õhtu jälle. Enne just rääkisime jällegi, et vaikselt hakkab voovviisuga tagasi tulema. Issad, kui viltus, kas see vajus praegu viltu või ta oligi nii viltu? Ma ei tea. Aga enne just rääkisime, et hakkab vaikselt voovviisuga tagasi tulema mingi, ma ei tea, aasta alguses või eelmise aasta lõpus isegi vist. Kas pikalt mängisime seda? Väikse pausi. Jah, me detsembrist vist... Detsembris mina ei mänginud igal jaos. Detsembris sai vist läbi. Ma isegi varem vist saada. Detsembris sa veel mängisid, aga mina ei viitsinud suga mängida. Mängid, jah? Ma arvan, sest ma tean, et mina ei mänginud. No, okei. Võib-olla... jah, detsembris ma sain, kui ma arvuti sain. Ma veel üldse mängisin. Jaanuari oma ma vast ei ostnud enam. Subscriptionit. Aga vaikselt hakkab isu tagasi tulema, need võib-olla mingi aeg jälle mängima. Siis saad streamida.
vot, aga ma loodan, et teil oli tore nädal ja et teil oli põnev seda vlogi vaadata. Andke andeks, et ma valet pidi filmisin vahepeal. Ma ei teadnud, ma selle peale ei mõtle nagu. Mõtled, sa võiks ma mõtlema hakata. Ikka võtad telefoni ette ja võiad. Jah, ma isegi ei filmigi kunagi midagi niipidi. Nagu ei ole Snapchatis jah, nagu filmid niipidi, sest et ma ei viitsi ise kunagi osad filmivad nagu viltu ja siis on telefon nagu erinevat pidi viltu käes ja siis on klipid nagu vaheldumisi niimoodi, et on püsti, siis ta läheb pikali ja siis on nagu teistpidi pikali ja siis on nagu nii tüütu seda pöörata kogu. No ei, nüüd läheb vahepeal on ju, vahepeal oli siis kitsam pilt. Sorry, luban ennast parandada. Aga aitäh, et vaatasite ja näeme järgmises videos. Tšau!